Tõnis. Priit. Saar. Viirelaid. Tead, mõtlesin, et teeks ühe sellise ennetava video. Räägiks natukene, mis me seal saarel järgmine reede siis tegema hakkame. Kuna ma ei saa, mul on eluaeg olnud see väike nagu siuke mõnus komme, et kui sa õue lähed, sul peab olema võtta kas mingi oks või siis sa nagu nopid maast mingi selle ürdi, mida on hea närida. Ja mida nagu rohkem me oleme Maretiga koos hakanud nagu koos seda kulinaarset rada käima. Seda rohkem on hästi äge, et sa lähed õue kokana ja kas või kodukokana. Lähed õue ja sa saad aru, et puud ei ole enam rohelised, vaid puudel on lehed ja võrsed. Või et nagu maas ei ole ainult muru, vaid näed, et siin on umbes jänesekapsast või on mõni tore nagu veel mõni mereäärne ürt, et on kuskil on mingi salukõdrik või on veel mõni põnevam tegelane. Ja see kõik ei pea kunagi nagu kõlama nii, et nüüd hakkame nagu tegema ohtras kogusest naadist pestot. Ja siis nagu kõik on jube rauane ja siuke raske. Kuigi see oli vahepeal väga popp, see naadi pesto. Ta on nagu omal nagu hetkel ja omal kohal on ta väga maitseb. Aga tegelikult on nagu hästi kihvt neid nagu, mingis mõttes neid nagu mõnusalt väekaid taimi põimida nagu sellesse nagu kulinaarsesse maastikusse sisse. Ja nendel on nii palju ägedat nagu maitsenüanssi, et ma ei taha kõiki neid nagu vimkasi ja neid nippe ära anda veel, mida meil nagu plaanis teha on. Aga kindlasti me tahame selle nagu maitserännaku üles ehitada nii, et kui ilm kannatab, võiks juba paadi peal midagi amsata. No praegu ma vaatasin ilmaennustust, et siin lähima 2 nädala jooksul küll tuult ei luba ja päike on iga päev väljas, nii et ühesõnaga lainet ei ole. Nii et me saame juba tegelikult paadi peal juba alustada seda rännakut. Siis teeme paadi peal siia, siis on ikkagi siuke ehtne nagu merereisi tunne. Siis kuna Viirelaid ei ole ju tegelikult ainult see ilusad need majad ja hoonete kompleks, vaid nagu saarel on nagu veel nii mõndagi pakkuda. Siis oleks tegelikult tore, et külalised saavad ikka kogu selle nagu saareke selle tuuri peale teha, aga mis tuurd ja Viirelaid see ilma nagu väikeste toidu pitstoppideta oleks. No jah, siis peaks mingi hea joogi ka juurde mõtlema sinna. Kindlasti. Praegu on nii, kuna Maret on ju nagu mängu toodud, ja Maret, keda me hellitavalt ja selleks nagu oma isiklikuks nõiaks või taimetargaks nagu kutsume, siis tal on nii kihvt kokteilipõhjasi võimalik teha erinevatest taimsetest hüdrosoolidest ja tõmmistest. Et see kõik on see salveist mõni nagu toode või on see nagu mustast leedrist või on see näiteks võilillest tehtud näiteks mingi džinniga mingi väike siuke kosutav naps. Kõlab väga hästi. Ma olen paaril sinu korraldatud sellisel toidurännakul osalenud. Üks oli vaata Viirelaiul need uluki asjadest. Et need on nagu, ja ma mäletan ühte käiku, kus see on käik, aga igal juhul ma istusin saunalaval koos 2 sõbraga ja järsku läks uks lahti ja tuli selline mees sisse, kandiku peal olid mingid mädarõika ampsud või. No vot, see oli nagu midagi sellist, mida nagu ennem ei olnud kogenud ja see oli väga äge. See on see, mida meile tegelikult kõige rohkem meeldib ka teha, et hästi lihtne on kokana sul jääda kinni nagu sellesse, nagu, ma ei saa öelda kasti, aga sa oled köögis, sul on ju kõik see tehnika ja kõik see hea on olema. Võta nüüd see kõik ära, Nii et sa lähed Viirelaiule ja võib-olla sul ei ole täna elektrit, ja võib-olla ei ole vett. Võib-olla vett, aga see nagu teeb siin nii loovaks, et hästi palju on tegelikult nagu kihvtid kokad ka üle maailma nagu öelnud, et me oleme alustanud nagu mingist toidust ja paletist nii, et taldrikul on 9 elementi ja sa jõuad sinna, et kuidas teha 3-ga sama asi, mis on 9. Et eks see on see vana tõde, et less is more, aga praegu see on natuke, nagu ma räägin justkui ise endale vastu, kuna loodus on nii lopsakas, siis tegelikult sul on ainult seda more and more sa saad tekitada sinna taldrikule juurde. Ja just selliseid erilisi asju, mida muidu võib-olla ei pakuta. No äge, aga mis on kõige erilisem koht, kus sa oled süüa teinud? Mõtlen kõige raskem siis või? Eriliselt raskem? Me just Kristiga üks päev naersime, et meil on kuidagi õnne
süüa teha kohtades, mis ei ole mõeldud söögi tegemiseks. Ja seda õnnestub meil nagu kuidagi liiga tihti tabada, et on see mõni kunstigalerii, on see mõne erameditsiinikliiniku avamine, kus meie tagala oli protseduuride ruumis. Kuule, ma juba kuulsin selle kohta, et see oli mega hea olnud. Täna just keegi kirjutas mulle, et see nagu, see oli sellest hästi põll, et sa vaatad, kes te tagalat, et sul on need nagu, tilguti nagu need nagu raamid on veel ümber, et see nägu, mis kokkadel ka nagu tiimis on, mida? Kus me jälle oleme? Kuhu edasi? Või eks meil on õnnestunudki teha nagu neid asju nii, et iga see sündmus on muidugi see, et sa tassid ennast nagu lolliks nende kastidega. Aga see on nii väärt seda nagu, kui sa jälle jõuad mingi nagu crazy lokatsiooni peale. Me ikkagi armastame pigem nagu keerata seda vinti ikka kõvasti peale sellega, et pigem teeme 1 või 2 käiku rohkem, et see nagu elamus oleks veel terviklikum. Ja pigem nagu kuidas luua nagu ühte õhtusse neid dimensioone juurde, et on see siis ütleme, et see Viirelaiu plaan on samamoodi, et kuidas alustada ja liikuda, kogu aeg liikuda, sa jõuad nagu nii palju nagu paremini tarbida ja vastu võtta ja sa nagu justkui ei väsi ära. Jaa, kõlab põnevalt. Mõned, vist oli 2 vaba tuba on veel, nii et saab tulla ja meil tekkis siin enne mõte ka, et kellel on tõesti vaja õhtul ära minna peale õhtusööki, siis me teeme hilisõhtuse praami, mis siis viib külalised tagasi, et kes iganes siis vaja koju või Pärnusse või kas või Pädastesse sõita, et pakume sellise võimaluse välja. Sest ma saan aru, et ega ju sul rohkem väga neid avalikke dinereid ei tule, et pigem on, kes ettevõtted või inimesed tellivad. Praegu me ei ole plaaninud sellesse aastasse ühtegi, et mine tea, ma ei hakka kohe ütlema ka kõva häälega ei, aga hetkel meil küll sellist plaani ei ole. See on see üks ainuke ja see pidi just toimuma nüüd Viirelaiul. No võt, nii et kui ta seekord ei tule, siis võib-olla siis järgmine aasta või kuskil või nii. Kuule, aga selge. Tänud sulle. Aitäh sulle.